Kas sul on mõni sõber, tuttav või töökaaslane, kelle läpakas pärineb tööstusrevolutsiooni aegsest ajastust? Minul on, aga täna see muutub. Tšau! Veidi rohkem kui aasta olen monteerinud arvutimaailma materjali ning kasutanud selleks põhiliselt õunamasinaid ja selleks on väga palju põhjuseid. Produtsent aga on tegelenud just väiksemate asjadega. Fotod, pisemad klipid ja kõik see muu, e-mailindus ja nii edasi. Selle jaoks on ta kasutanud üht vana telliläpakat, mis näeb välja täpselt nagu see oleks korra juba rongi alt läbi käinud. See vist ongi rongi alt läbi käinud. Vaadates aga uute masinate hinda on selge, et korralikuks töö tegemiseks ei kõlba peale ühe mitte miski. Ja selle eest tuleb maksta tuhandeid ja tuhandeid eurosid. Mis teha, video tegemine ongi kallis. Igast kolli on saada, et leida kerge, mõistliku jõudluse, hea akuelu ja mõistlike komponentide ja enam-vähem taskupärase hinnaga, see tundub täiesti võimatu. Aga järsku sattus huviorbiiti üks Taiwani bränd. Pealtnäha ei ole see väga ahvatlev, aga ülevaated on pigem positiivsed ja hinnatase on Dellist ja Lenovost mõnevõrra odavam. See on Asus UX 430. Ja kas sa subscribe nuppu vajutasid? Vajuta. Võtame ta karbist välja. See karp on väga arhailine. Laadija, 2 raamatut, kõik. Kleeps ei ole. Ümbris on äge. See võiks olla absoluutselt igal läpakal kaasas. Disain on päris armas, aga on tunda, et on siuke väga pehme ja plastikune. Kui portidele otsa vaadata, siis esimene auk on toite jaoks. Tavaline täismõõdus USB, imetillukene HDMI auk. Tead, see on tobe. Klapi auk kõikidele vanakooli fännidele. Type C, väga positiivne. Teisel pool on veel üks USB auk ning microSD. Kogu korpus ongi siuke natuke pehme ja plastikune, aga tegemist ei ole ka tuhandeid eurosid maksva läpakaga. Klaviatuur on veidi mürarikas, kuid iga klahvi see teekond on päris pikaks aetud. Meenutab natukene vanema generatsiooni MacBook Prode ja MacBookide klaverit, mis on hea. Samamoodi on klaviatuur ilusti taustvalgustusega, nii et kuskil hämaras ruumis oma järgmist suurt raamatut kirjutades ei pea elektriarve pärast muretsema. Trackpad on mõistliku suurusega, tundub toimivad täiesti normaalselt ja trackpadi sees on ka sõrmel ja lugeja, mis on minu arust täiesti fantastiline. Ekraan on 14 tolli ja kogu asi kaalub kokku kuskil 1,3 kilogrammi. Ei ole kõige kergem, samas ei ole ka kõige raskem. Paberil on ka raudvara näitajad tegelikult päris muljetavaldavad. i7, 16 giga RAM-i, M2 SSD, selles konkreetses mudelis on see 512 gigane, lausa 2 graafikakaarti, 1 integreeritud ja üks siis Nvidia GeForce. Hinnatase pidi jääma sinna 1100 euro kanti. Juhul kui seda Asust nüüd benchmarkida ja võrrelda teda selle tööriistaga, mida produtsent on siiamaani kasutanud, siis ma ütleksin, et on päris korralik edasiminek. Põhiline koht, kus seda masinat hakataksegi kasutama, on elementaarne kontoritöö, veidikene fototöötlust ja veidikene videotöötlust. Selle tarbeks ma võtsingi ja panin Resolve'i ühe lihtsa drooniklipi, mis, nagu me teame, on vanematele masinatele täielik peavalu ja lasime ta lihtsalt otse välja. 25 kaadrit sekundis, tavaline 1080. Kogu pikkus oli törts üle minuti ning sellel läpakal võttis see umbes 5 minutit ja 19 sekundit ja produtsendi vanal telliläpakal võttis see 8 minutit ja 20 sekundit. Nii et ka see on päris korralik edasiminek. Esmane emotsioon edasi antud. Praeguseks kindlasti sul tekkis küsimus, et miks sellest masinast nii pealiskaudselt räägin. Põhjus on ülilihtne. See konkreetne läpakas tuleb produtsendi kätte aastasesse testi 365 päeva. Kasutab ta just seda masinat. Siinkohal ma palun sinu abi. Jätta selle video alla kommentaar. Mida peaks produtsent kindlasti tegema, et selle masina võimekust katsetada? Mida hullumeelsem idee, seda parem. Kindlasti kõige hullumeelsematele ideedele anname au, kuulsuse
ning mõne kihvti meene. Paneme üheskoos produtsendi proovile. Kas on mingisuguseid piiranguid? Jah. Ma arvan, et masina füüsiline äralõhkumine ei ole midagi väga-väga põnevat. Ja selle jaoks on olemas oluliselt paremad YouTube'i kanalid. Samamoodi, kui sul on mingisuguseid küsimusi, mida me peaksime jälgima. Sellepärast, et see on pikk test ja ma arvan, et me teeme vahepeal sükse follow-up video kuskil 6 kuu pärast ja siis teeme sükse kokkuvõtva video 12 kuu pärast. Nii et jäta siia alla ka neid kommentaare, mis sind huvitab, mida peaks tegema ja nii edasi ja nii edasi. Aitäh sulle, et sa vaatasid ja ära unusta, tarbi targalt!